Mõtle, mu arhitektuuri ajaloo õppejõud vaatab seda videot ja siis on siin Kärt mingi. Tere tulemast meie suurepärasesse podcasti 10 aastat vahel. Tere, mina olen Kadri Eskar. Mina olen Kärt Eskar. Tere tulemast tagasi meie podcasti. Täna on natuke teistsugune osa. Kärt tegi oma püksid mustaks minu šokolaadiga. Mul on vaja teha üks videoloeng ja ma mõtlesin, et äkki kombineeriks need. Yvonne Ferrell ja Shelley McNamara. Yvonne Ferrell ja Shelley McNamara on Iiri arhitektid, kes on tuntud ehitiste poolest, mis on samaaegselt nii tagasihoidlikud kui ka keerukad, ajaloolised ja moodsad, keskkonnasõbralikud, aga ka kasutajatega arvestavad. Nad on kaasaegse arhitektuuri ühed silmapaistvamad visionäärid, kelle aastate pikkune ühine looming sünnib koha sügavast mõistmisest, targast materjali kasutusest ja armastusest inimeste vastu. Nende enam kui 40 aasta pikkune ühine loominguline tee tipnes 2020. aastal Pritzkeri arhitektuuri auhinnaga. Ja nad tegutsevad siiamaani ikka edasi. Yvonne Ferrell on sündinud 1951. aastal. Üheks esimeseks mälestuseks on olukord, kus neil oli suur tiibklaver ja siis ta lamas selle all samal ajal, kui ta ema mängis. Ja ta kuidagi imetles seda ruumi, mis oli kõik muusikaga täidetud ja tekitas temas tugevaid tundeid. Ta muidu kasvas üles Iirimaa keskosas Tullamori väikelinnas. Ta rääkis, et loodus oli alati kodule väga lähedal ja see, et linnaruum ja loodus segunesid Mul on kuidagi tunne, et ta hästi. rääkis päris palju asju. Ma lugesin lihtsalt hästi palju artikleid läbi. Neil oli tolleaegse Iirimaa kohta selline ebatavaline nähtus nagu avalik ujula, kus nad siis alati suviti jalgratastega kogunesid ja käisid seal ujumas. Tema hinnangul eksitakse sageli arhitektuuri mõtestamisel, et arhitektuur ei peaks olema sellised, et mingid suured monstrumid on kõik järjest, vaid peaks olema pigem selline kogukonna toimimist toetav osa. Ma arvan, et Itaalia arhitektuur on väga ilus. Arvad jah? Ja. Lapsena tegeles Ferrell ainelise loomega, ta eksperimenteeris ruumiga ja ta lõi väiksena juba näidenditele ja balletilavastustele lavakujundusi. Aga vanemaks saades, kuna ta tundiski õppides huvi just matemaatika, kunsti ja inglise keele vastu, siis ta otsiski sellist elukutset, mis need kõik kombineeriks. Shelley McNamara sündis 1952. aastal, aga tema pärines ehitajate perekonnast, ehk siis tema juba lapsest saati kodukeskkonnas oli pidevalt igasugu ehitiste loomised ja muu sarnane. Kas see Shelley ja see teine inimene Yvonne. nagu tundsid ennast teine teist või? Me jõuame selleni. Ta erialane teadlikkus ja sihuke huvi selle vastu tärkas Limericki linna peatänaval asuvad 18. sajandi hoonet vaadates, kus ta tädi elas ja siis ta tädi abikaasal oli seal selline uhke apteek. Ta tädi pidas seal samas majas Montessori kooli pisikest. Aga ta muidu kasvas üles Lisdoonvarnas, kus ta vaatles igal aastal lõikuse järgselt kuu aja vältel saabuvaid põllumehi, kes kasutasid sealseid väävlivanne ja massaažiteenuseid. Seal oli spa ühesõnaga. Ja talle avaldas mõju see, et erineva vanuse ja sissetulekuga täiesti erinevad inimesed sotsiaalsetest rühmadest kasutasid ühist ruumi samamoodi ja nende kõigi jaoks tähendas see seda sama asja. Arhitektuuri õpikuid alustas tema täiesti niimoodi intuitsiooni ajal. Ta täpselt ei olnud aimu, mis ta oma tulevikus tegema hakkab. Millalgi hiljem ta on rääkinud niimoodi, tsitaadi algus: "Once you enter the world of architecture, you get hooked, you can't go back." Ehk siis, kui sa kord juba arhitektuurimaailma sisened, jääd sa sellest sõltuvusse ega saa enam tagasi pöörduda. Nende teed lõpuks ristusid, kui nad läksid mõlemad arhitektuuri õppima Dublinisse University College Dublini arhitektuuri osakonda. Oota, kus Dublin asub? Iirimaal. Kas sa tead, kus Iirimaa on? Ja tean. Okei, väga tore. Nüüd mul on Iirist ju. Nad lõpetasid 1974 ja 76. aastal pakuti neile mõlemale unikaalselt võimalust sinna sama ülikooli õpetama jääda. 1978. aastal asutasid nad koos 3 kolleegiga arhitektuuribüroo Grafton Architects. Büroo sai nime selle tänava järgi, kus nende esimene kontor asus, sest et nad ei tahtnud, et see nimi oleks kuidagi seotud nende isikutega või et see oleks siuke inimesepõhine, vaid nad tahtsid, et see oleks seotud kohaga. Ehk siis see ongi üks nende
läbiv joon, et nad keskenduvad hästi palju sellele, kus kohas see hoone mida siis see on. büroo tegi? Disainisid maju. Nad tegelikult alguses tegelesid väikeste eramajadega ja majade laiendustega. 91. aastal loodi rühmitus Group 91. Siis oli Eesti Vabariik. Aga nad võitsid konkursi sellist Dublini keskosa koridori regenereerimiseks ja nad lähenesid niimoodi, et lisada sellele, mis juba olemas on. See projekt viis Grafton Architectsi uuele tasemele. Ma pean veel mainima, et nende algsest viisikust sellest Grafton Architectsis jäi peagi alles vaid 2, ehk siis Shelley ja Yvonne. Ka nad sulid kõik ära või? Kärt, mida sa teed? Nende büroo disainifilosoofia lähtub arusaamast, et arhitektuur on universaalne õigus, mis toimib inimelu vahetu raamistikuna ning mõjutab otseselt inimeste igapäevast heaolu. Pritzkeri auhinna žürii on esile tõstnud nende ustavust oma erialale kui teenistusele, mis on suunatud hoone lõppkasutajate hüvanguks. Neid iseloomustab hästi see, et nad lähenevad igale ehitisele väga nii-öelda personaalselt. Ses suhtes, et nad kõigepealt vaatavad, mis on selle ümbruse ajalooline kontekst ja lisaks milline geograafia seal on. Iga hoone ongi lõpuks unikaalne vastus konkreetsele asukohale. Nad eelistavad kasutada materjale nagu betoon, looduslik kivi ja tellis, mis viitavad asukoha materiaalsele identiteedile ning loovad turvatunde. Paljud nende hooned mõjuvad maastikust välja kasvanud geoloogiliste vormidena. Aga nende teine selline lahutamatu osa on loodusliku valguse käsitlemine esmase ehitusmaterjalina ja nad 2022. aastal pälvisid ka The Daylight Awardi. Fun fact on see, et nende enda kodulehel nad on nii palju arhitektuuri auhindu saanud, et neil on esiteks täiesti eraldi lihtsalt lehekülg selle jaoks, kus on kõik nende saadud arhitektuuri auhinnad. Kui palju neid on? Ma lugesin kokku, vist oli 64 või 63. Sama palju, kui mina tegin kõhulihaseid. NATO testis. Nad kasutavad hästi ägedaid vertikaalseid valguskaeve ja siseaatriume ja siukseid rütmilisi fassaadiavasid, mis loovad pehmeid valguse mängi ja tõstavad ruumi funktsionaalsust ning emotsionaalset soojust. Nad on lisaks kureerinud 2018. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaali, mille teemaks oli Free Space. Ehk siis nende hooned pakuvad alati siukseid vabu ruume, katusealuseid väljakuid või mingeid üleminekutsoone, sisehoove, avatud korruseid, mis kutsuvadki siis nagu sisse astuma ja suhtlema. Palun ütle, et need ülejäänud 14 lehekülge on pilte täis. Kusjuures on küll, jah. Väga hästi. Ka nad siis säilitavad inimlikku mõõtkava ka ülisuurtes institutsionaalsetes hoonetes. Nad on teinud hästi palju igasuguseid ülikoolide linnakuid ja mingeid siukseid riigihooneid. Käekiri põhineb ka sügaval ökoloogilisel ja keskkonnaalasel teadlikkusel, et nad kavandavad hooneid, mis kohanduvad kohaliku kliimaga, kasutavad siis passiivseid mingeid jahutus- ja ventilatsioonisüsteeme, lasevad sisse päikest ja tuult, aga samas siis niimoodi mõistlikult. Ja eesmärk ongi vähendada hoonete ökoloogilist jalajälge. Tulen nüüd tagasi. Milanos, Itaalias 2008. aastal ehitatud Università Luigi Bocconi. Tegu on siis massiivse ülikooli hoone ja teaduskeskusega tihedas Milano linnaruumis. See oli nende esimene suur rahvusvaheline tellimus väljaspool siis Iirimaad. Ja see sai 2008. aastal World Building of the Year tiitli. Seal on ilma paistev nii-öelda hõljuv varikatus ning kaval valguslahendus. Loomulik valgus suunatakse sügavale maa-alustesse ruumidesse spetsiaalsete siseõuede ja katusakende kaudu, tekitades monumentaalses kivihoones õhulise ja kutsuva õhkkonna. Kärt on väsinud. Kärt hindab pilte. Seal tundub üle umbne. See tundub siuke huvitav. Teine on Townhouse Kingston University's Londonis. Ehk siis see on Kingstoni ülikooli mitmeotstarbeline südalinna hoone, ühendab endas ülikooli raamatukogu, tantsustuudiot, teatrilava, kohvikud ja ühiskondlikud kogunemisalad. Ja selle erilesus seisneb selle välises 6-korruselises sammastikuga kolonaadis, mis toimub pehme üleminekualana
ülikooli siseruumide ja avaliku tänavaruumi vahel. Hoone sisemuses on ühendatud avatud ruumid, suured klaaspinnad ja nähtavad laekonstruktsioonid. see mulle ei meeldi, sest et see näeb välja nagu siis, kui me ehitatakse, siis on mingi raamid ümber. Kolmandaks on New Tech. Tegu on siis inseneri- ja tehnoloogiaülikooli linnakuga Peruu pealinnas Limas ja see asub siukses logistiliselt keerulises kohas, et pälvis 2016. aastal kõigi aegade esimese riba ehk siis Royal Institute of British Architects rahvusvahelise peapreemia. Ja Pritzkeri žürii on ka sellest rääkinud, tõstis esile, et see hoone reageerib geniaalselt kohalikele kliimatingimustele ja geograafiale. Kas see vesi on tavaline? Ja see on tavaline kraanivesi. See on mingi imelik kahtlane maitse juures. Tartus on kogu aeg mingi kahtlane vesi. See asub siis sellise kalju peal. Tegemist on astmeliselt kaskaadina laskuva betoonkonstruktsiooniga. Seal on ka siuksed avatud galeriid ja terrassid ja varjulised vahealad, ehk siis taaskord oled nagu õues, aga samas ei ole ka. Ma ei tea, see näeb suht kole välja. Neljandaks on Toulouse'i School of Economics. Asub Prantsusmaal, ehitatud 2019. aastal. Majanduskõrgkooli siis uus õppehoone ajaloolise linna südames. Projekt paistab silma sügava dialoogi poolest asukoha ajalooga. Toulouse on tuntud oma tellisarhitektuuri poolest. Kogu see hoone on samasugustest tellistest tehtud, et ta sinna ilusti sisse sulanduks. Seal on ka kasutatud spetsiaalseid tuulekoridore, mis toovad majasse värsket õhku ja jahutavad seda looduslikult. See näeb välja nagu galateater. Pariisis asuv ülikooli hoone, hästi suur, 46 000 ruutu, mis on mõeldud teadus- ja haridustööks Pariisi siis äärel olevas tehnoloogia ja teadus, ma ei tea, linnakus. See on suurepärane näide sellest, kuidas Ferrell ja McNamara suudavad hiiglaslik institutsionaalse mahu jagada inimsõbralikeks osadeks. See on organiseeritud kui omavahel põimunud ruumide rägastrik. Pritzkeri preemia toob esile selle projekti helde valguskasutuse. Seal on hästi palju avatud alasid, klaasist rippseinasid ja valgus on igal pool laiali. Mulle meeldib, et see on selline hästi järtvaata pilte. Nagu mina küll tahaksin seal õppida. Siin on üks pilt sellest loenguruumist. Seal võiks rohkem taimi olla. Nendel kõikidel majadel võiks rohkem taimi olla. Nagu mingi ronimtaim, mis sellel majal on. Teeksid kõik selle maja nii palju ilusamaks. Praegu need näevad liiga nagu modernsed välja ja mulle ei meeldi see. Mulle meeldiks, et need oleksid rohkem rohelised. Marshall Building London School of Economics asub Londonis ilmselgelt. Tegu on siis Londoni majanduskooli suurima mitmeotstarbelise hoonega, ehitatud 2022 aastal. Seal on igasugu loengusaalid ja uurimiskeskused ja kabinetid, aga samas on seal spordisaalid ja mingisugused muusikaruumid ja squashi väljakud. Hoone sissepääsu ja esimesi korruseid ilmestavad betoonist puukujulised hargnevad sambad ja diagonaalsed oksad. Ehk siis konstruktsiooniline pool on seal väga huvitavalt lahendatud. Hoone pälvis ka riba Londoni piirkondliku auhinna ja jätkusuutlikkuse tunnuse. Siis nad on teinud ka enda alma materile sellise väiksemat sorti teadus- ja arendustegevuse instituudi Urban Institute of Ireland University College Dublin 2002. aastal. See on üks nende varasemaid ja olulisemaid projekte. Paistab silma materjalid väga tundliku ja struktuurse käsitluse poolest ja sobitub ilusti ülikooli linnaku teiste hoonetega. Silmapaistev element on seal fassaadil asuvad tellistest vertikaalsed uimed, mis toimivad akendele päikesevarjudena. Võib-olla see on nüüd mu lemmik, see Pariisi oma oli hästi äge, aga see võib-olla on nagu mu tegelik lemmik. Aga see ei ole siis nii nendele iseloomulik. Üldiselt, kui nad kasutavad betooni ja tellist, siis see on nüüd hoopis Anthony Timberland's Center for Design and Material Innovation. Ühesõnaga Arkansas, USA's eelmisel aastal, 2025. aastal valminud hoone. Seal on puidu ja materjali innovatsiooni uurimiskeskus ja valmis koostöös ühe kohaliku bürooga. See on nende esimene hoone Ameerikas ja ühtlasi nende karjääri esimene suur ristkiht puidust ehitis. Võitis rahvusvahelise disainikonkursi ja pälvis juba projekteerimisfaasis Architectural Review tulevikuprojekti peapreemia. Hoone keskmes on massiivne ja läbi 2 korruse ulatuv puidutöökoda. Visuaalselt paistab hoone
silma 7 eri nurga all sobituva kaskaadkatusega, mis reageerib kohalikele tuultele ja vihmasajule ja suurejoonelise puitfassaadiga, kus alumistel osadel on kasutatud kohalikku kollast mändi ja kõrgematel tulekindlat punast seedrit. Siseruum, ma ei tea, kas ta on siis mingi raamatukogu või loenguruum, aga ühesõnaga minu arust täiega meenutab meie kooli seda klaasruumi. Need olid Yvonne Ferrell ja Shelley McNamara. Loodan, et nautisite. Kärt ei nautinud. Igatahes aitäh minu poolt, et kuulasite. Loodetavasti mitte taas kohtumisteni.